tere tulemast kuulama taskuhäälingut Veel putru, ajame Läti juttu. Siin me räägime inimestega, kes on õppinud läti keelt, kellele meeldib Läti, kes on kuidagi seotud Lätiga. Täna on külas Mariko Faster. Tere! Tere! Sa oled keeleteadlane. Olen. Ja sa oled Lõuna-Eestist, täpsemalt Võrumaalt pärit. Ja sa oled õppinud läti keelt. Nii et räägi siis, milline seos sul on läti keelega, miks sa oled läti keelt õppinud? Ja nagu ikka igas Lõuna-Eesti inimeses öeldakse olevat natuke läti verd, nii minus ka, et ja siis ühel hetkel, kui ma nägin, et ülikoolis on võimalik õppida läti keelt, siis ma ka alustasin ja muide see toimus selles majas, kus me praegu lindistame. Ja see aasta võis olla 2007. Muidugi sellest aastast on nii palju vett merre voolanud, et läti keel on natukene unarusse jäänud. Ma ikkagi läti keeles suhelda ei oska, et tuleb mingis teises keeles lätlastega rääkida kahjuks. Aga ma saan väga palju aru, ma peaaegu iga päev töötan selle keelega nii-öelda, ma midagi loen või on vaja midagi tõlkida, et ütleme, et ma tegelen sellega. Mis moodi täpselt sa siis kasutad läti keelt? Ma veel eelmisele lisaks ütlen, et minu vanaema oli ka lätlane ja kuidagi see Läti lähedus on kogu aeg olnud ja sellepärast ma tahtsin ka läti keelt õppida, sest ma ei teadnud sellest mitte midagi. Aga ma võib-olla alustasin liiga hilja, et oleks pidanud alustama varem, et mul oli selline nostalgiline suhe läti keelega, et kuna vanaema mind ka hoidis, kui ma väike olin, siis mulle on räägitud, et ta laulis mulle lätikeelseid rahvalaule. Ma mäletan niisugust rida nagu mingi tsuku kummeliini, tuumen kaunu padariit, midagi sellist, ma ei tea isegi, mis see tähendab, seda ma ei ole suutnud välja selgitada. Aga nüüd nüüd ma uurin Võru instituudis koos oma abikaasaga uurime kohanimesid ja perekonnanimesid ja väga paljud neist on Läti päritolu muidugi. Ja siis me uurime neid Läti teadlaste kirjutatud perekonna ja kohanime raamatuid ja artikleid ja ikkagi seal on vaja tõlkida näiteks kogu aeg, et see on praegu minu nagu selline igapäevane töö. See on see, kuidas ma läti keelega siis nagu igapäevaselt tegelen. Aga sa kasutad ka sõnaraamatuid? Ikka. Grammatikaraamatuid? Vaat grammatikaraamatot väga ei kasuta, aga ütleme sellist sõnaraamatuid kindlasti, Thesaurust ja Google Translate'i ka, mis seal salata. Et see aitab nagu põhimõtteliselt asjast aru saada, et kui aine on tuttav, siis piisab Google Translate'ist ka. Et see selles läti keele kursusel juba omandasid mingisugused algteadmised sellest, et milline keel on, siis pärast ju on palju lihtsam. Ja ikka. Ja kuidas siis on nende kohanimedega? Et miks on selline nähtus, nagu Eesti territooriumil on olemas siis Läti päritoluga kohanimi või? Jaa, nii on. Et ma olen palju mõelnud nagu selle peale, et vanemal ajal see esiteks riigipiir ei ole olnud nii järsk ja ei ole olnud ka keelepiirid nii järsus. Et ikkagi inimesed, kes on elanud Eesti pool, on olnud eestlased ja inimesed, kes on Läti pool, aga nad on piirialal elanud, nad on läbi käinud väga palju üksteisega. Nad on osanud mingil määral üksteise keelt. Ja isegi praegu elab Eesti poole peal inimesi, kellel on see kuidagi kodust kaasa saadud, kuidagi omandatud, mitte koolis õpitud kindlasti. Ja ka Läti poolel elab eestlasi, kes oskavad eesti keelt. Et see oli nagu hämmastav, kui me käisime ühel suvel Ape linna taga ja ka Ape linnas
ja me saime seal suhelda võru keeles, oli selliseid inimesi, et see on nagu väga tore ja piirialal on olnud Eesti-Läti segakoole, et näiteks seal Tauškanis on olnud selline kool, kus minu vanavanaema ja vanavanaisa said tuttavaks, et vanavanaema siis oli lätlane ja vanavanaisa eestlane ja noh, nad kolisid Eesti poolele elama, aga millegipärast vanavanaema väga palju eesti keelt ei rääkinud või läti keelt ei rääkinud oma lastega ja õppis hoopiski ise ära selle kohaliku võru keele. Et siis tema oskaski võru keelt ja läti keelt või siis mingit läti kohalikku murret, et ma arvan, et ta kirjakeelt ei osanudki, eesti kirjakeelt, ma arvan, et ta ei osanud. Kuidas te seal koha peal leidsite neid inimesed, kes rääkisid võru keelt, et kas nemad said aru, et te olete Eestist või kuidas see olukord oli? Ma isegi ei mäleta, kuidas me leidsime, aga ikkagi oli teada juba, et mõned inimesed, kes Appes elavad ja siis nemad juhatasid juba järgmiste juurde ja niimoodi. Ja ma mäletan, kui me vanaemaga käisime Lätis poes, siis seal oli alati üks müüja, kellega ta rääkis oma võru keelt, et see oli kuidagi nii tore. Kas sul ei ole teada see fakt, et miks vanavanaema ei õpetanud lastele siis läti keelt? Jah, ei tea, miks ta ei õpetanud, et võib-olla ka tollel ajal nagu ei peetud nagu nii tähtsaks seda, no see oli, ütleme, 30-ndatel, 40-ndatel, et võib-olla kuna ta elas Eesti poolel ja lapsed käisid Eesti koolis siis, et võib-olla ei pidanud lihtsalt tähtsaks või kuigi jah, tema sugulased peaksid siiamaani elama veel Läti poolel, et nendega pole muidugi mingit sidet enam. Aga kui nüüd rääkida kohanimedest, siis samamoodi, et kuna need keelepiirid ei ole olnud järsud ja ka isegi riigipiirid ei ole varem olnud nagu nii olulised, et siis on elanud ühe rahvaesindajad siinpool, teise rahvaesindajad sealpool ja nad on jätnud oma jälgi ka kohanimedesse. Ja perekonnanimedesse muidugi samamoodi. Et No ütleme, mind lihtsalt huvitab see, et kuidas see toimub, et ütleme perekonnanimega ma saan aru, et tuleb üks oma perekonnanimega, annab siis oma lastele ja siis jääbki see perekonnanimi. Aga kuidas kohanimi tekib? Ütleme, et kohanimesid on ka nooremaid ja vanemaid, et vanemate kohta on nagu midagi üldse väga keeruline öelda. Minu doktoritöös näiteks, ma küll ise ei ole seda mõtet välja mõelnud, sellega on lagedale tulnud Petri Kallio, Soome väga hea keeleajaloolane, et kuidas on tekkinud Koiva nimi, et see ei ole seda on arvatud, et see on Läänemere Soome nimi, seda on arvatud ja tahetud väga, et see on Läti päritolu nimi, tegelikult see on hoopis nagu vanemast kihist, veel vanemast kihist pärit, selline tuhandete aastate vanune Indo-Euroopa päritolu nimi hoopis ja see on väga, väga peenete ja täpsete keeleajalooliste andmetega nagu välja selgitatud. Nooremaid nimesid muidugi on ka, eks ikka inimesed annavad ju nimesid, on ju, et kui on elanud mingis talus mingi nimeline peremees, siis on sellest saanud ka nimi. Näiteks Vasterosa külas on olnud niimoodi, et 18. sajandil on elanud 2 peremeest ja see on dokumentaalselt, saab seda tõestada, see on kaardi legendi on kirjutatud, et seal on elanud keegi Kalninš ja siis Radzinš ja siis need on peremeeste nimed olnud. Aga siis võib-olla nad on sealt ära kolinud ja taludesse on tulnud elama eestlased, kuna need mõlemad nimed on hästi tõlgitavad, siis need nimed on lihtsalt ära tõlgitud ja on saanud nendest eestikeelsed talunimed Mäekese ja Nakri Nurm on siis selline, või Nakri talu ka siis võru keeles Naeris. Et see on üks võimalus näiteks. Perekonnanimedesse ja ka mõnesse kohanimesse on jäänud näiteks läti keelest
palju sellist hellitusliiteid, et siis meie keelde on see tõlgitud sellise kene-lõpulised, nagu näiteks perekonnanimi Koobakene või siis teised kene sellised lõpulised nimed, mida on ikka ka päris palju. See on selle eestindamise ajal või? Kui nimesid muudeti Eesti ma ei oskagi öelda, kas see on eestistamise ajal või lihtsalt see mudel on nagu üle võetud läti keelest. Ja selliseid mudelite ülevõtmisi me näeme ka mujal kohanimedes. Näiteks üks selline kohanimi nagu Sikksälg või Sikksälämägi. Et see on siis selline teravatipuline, piklikukujuline mägi. Ja mis siis me näeme Läti poolelt, täpselt samasugune mall, on seal mingi Až-Muguras, näiteks selline mäe nimi, et täpselt seda sama malli näeme nii siin kui sealpool. Ja ongi raske öelda, et milline mall nüüd oli enne, kas see tekkis läti keeles või see tekkis mingis lõuna-eesti keele variandis. Et seda on raske öelda. Aga vahepeal ikkagi saab, kui võrrelda erinevat tüüpi nimesid, siis saab öelda, et milline nimi oli ennem. Näiteks Korneti kandis on selline mägi nagu Sauleskalns. Ja kui me vaatame, et kas eesti keeles on sellist malli nagu Päevämägi või Päiksemägi, siis ei ole. Et järelikult selle nime võiksid olla ikkagi andnud lätlased. Aga samas seal on näha ka selliseid, öeldakse substraatseid nimesid või selliseid jäänuknimesid, millel on ikkagi kindlasti eestikeelne taust. Nagu mingi Kiiveskalns, siis seal taga võib näha kindlasti kivisõna ja oli veel selliseid. Et see asustuspilt on nagu väga huvitav olnud. Ja tegelikult on ikkagi väga raske läti keeles välja selgitada seda Läänemere-Soome substraati või seda Läänemere-Soome päritolu nimesid. Et neid kindlasti on Kuramaal, aga mujal, näiteks eriti siin Viitsemees. Et see on huvitav teema tulevikus kellelegi uurida. Aga lisaks nendele talunimedele, kas on siis sellised asulad ja võib-olla ka linnad, millel on Läti mõjuga nimetusi või? Pigem need on puudutavad väikseid kohti, mitte suuri asustuskohti. Ka Valga nime puhul, näiteks Valga linna nime puhul küll on arutatud seda, et kas see nimi siis võiks olla ikkagi selline Läti või Balti päritolu nimi. No raske öelda, pigem selline baltoslaavi, ma ütleks pigem, et Valga linn võiks olla küll selline koht, kus on, sealt voolab Sädejõgi, jällegi mis see Säde nimi tähendab, ilmselt see on ka mingisugune väga, kas ta on väga vana Läänemere-Soome nimi, mingi soda-alguline, või siis on ta mingi ikkagi Läti päritolu, seda on praegu raske öelda. Sa mõtled seda, just. Me sõitsime, või kui me sõidame alati sealt Valkast juba Läti poolelt juba sinna Valmiera poole ja siis seal tuleb see jõgi, esiteks on seda ja siis pärast on see asula seal natukene kaugel. Siis alati eestlastega me teeme seda nalja, et me läheneme sellele ja siis me ütlesime, mida? Ja siis eestlane, seda. Et see tundus nagu väga lihtsalt selline sõna, mis tundub sarnane eesti keelega, aga no seda ta kindlasti ei tähenda, eks. Aga seda on kirjutatud vanades lätetes kui mingi soda ja sodaküla, mis justkui viitaks mingile sõjale, aga ei tea. Aga see Valga nimi nüüd, et kuna sealt voolab Pedelijõgi ja Sädejõgi ja siis nende kahe jõe vaheline ala on umbes 7 kilomeetrit ja ühest pääseks siis nagu Emajõe vesikonda ja teisest pääseks nagu sinna Purtnjaki järve poole minema või siis ka mere poole, et ma arvan, et seal Valga kesklinnas on olnud miskisugune paatide ülevedamise koht, mis on sellele linnale nime andnud, et see Valkat verbist võiks see tulla.
aga olla pigem siis ikkagi nagu selline baltoslaavi taustaga nimi, jah. Ja nii vanade nimede puhul on nagu üldse, on raske midagi öelda, sest võrdlusmaterjali on nagu niivõrd vähe, et siis peabki olema mingi keeleajaloo seikadele tuginema, aga kes seda jälle ütleb, et et ega see päris 100% tõde ju ei ole, või ei saa keegi kinnitada, et see oleks nagu 100% tõde, et see on ikkagi mingid nagu sellised analoogid, mille järgi siis nime uurijad nagu ütlevad, et kas tõenäolisem on see variant või teine variant. Kui sa oled õppinud läti keelt, kas sa oled ka märganud, et eestlastel on läti päritoluga perekonnanimesid? Kas sa märkad seda? Eks ikka märkame. Üldse, mida rohkem nagu nimesid uurida, seda rohkem sa oskad midagi öelda nimede kohta üldse. Ja me võib-olla nii palju läti nimedega ei ole tegelenud, aga ikka märkad mingeid erilisemaid perekonnanimesid, sa tead juba, et see on sellest kihelkonnast, see on teisest kihelkonnast. Võib-olla päris nii proff ei ole, et räägitakse, et Paul Ariste olevat olnud nii proff, et olevat kuulanud tudengeid koridori peal ja siis olevat küsinud ta nime ja siis olevat öelnud, sina oled sellest kihelkonnast, sina oled teisest kihelkonnast. Et eks keel muidugi muutub ja sarnastub kirjakeelega, aga midagi ikka, jaa. Kui ma olen märganud mingi Osolin näiteks. Jaa, näiteks. Või Osula või midagi sellist. Jaa, see nimi, Ossis nimi näiteks on meil maal seal koolidirektori perekonnanimi, et tema juured on Lätist. Ja siis näiteks Klaavani nimi on Lätist. Ja on ikka selliseid. Ja. Isegi ülikoolis on üks töötaja Mužniek. Jaa. Mužniek, et see E on seal lõpus. Siis mina näen seda ainult läti nimena. Ei, muidugi, see ongi. Jaa. Milliseid neid materjale te kasutate? Kust te saate neid materjale, kus te uurite seda? Ma olen ikka öelnud, et nimeuurija töötab nagu detektiiv, et igasugused väiksed killud, mis kuskilt on leida, me talletame ja siis paneme mingisuguse sellise ilusa pildi kokku mingi nime kohta. Aga need on vanad kaardid, igasugused revisjonid, vanad dokumendid, kirikuraamatud, aga ka siis trükitud allikad, trükitud vanad dokumendid ja igasugused artiklid, mis on ilmunud, et kõik sobib meile uurimismaterjaliks. Aga põhiliselt, millega me praegu tegeleme, on perekonnanimede uurimine ja perekonnanimesid siis ikkagi uurime nendest kiriku ja mõisa dokumentidest. Et need on nagu siis käsikirjalised allikad. Mis on sellest uurimusest või uurimustest kasu laiem? Mida inimesed selle informatsiooniga siis peale hakkavad? No nime uurijal ei ole selles mõttes küsimust, et keegi ei huvitu tema töödest, et inimesed on uudishimulikud, inimesi ikka huvitab, kust pärineb nende külanimi, kust pärineb nende perekonnanimi, mis on selle ajalugu, taust, mida see tähendab, et see kõik inimesi väga huvitab. Ja tihti meid kutsutakse esinema koolidesse või küla raamatukogudesse, sest inimesi lihtsalt huvitab see asi, et ma arvan, et me päris kasutut tööd ei tee. Aga sa oma doktoritöös valisid ainult ühe väikse kihelkonna? Jaa, ma tahtsin käsitleda kõiki nimesid alguses, mis seal üldse leida on. Aga siis varsti juba sai selgeks, et nii palju ei jõua ja tuli valida ainult üks osa sealt välja ja need olid just need veekogude nimed, siis mis sealt välja sai valitud. See on see sama, mis sa mainisid juba, see Pedeli ja... Jah, seal on kõik Hargla kihelkonna
vetenimed, igasugused ojad, järved, jõed, aga ka sood, siis võetud ja analüüsitud, et millest need nimed võiksid tulla. Et see on väga huvitav, geograafid on öelnud, et Lõuna-Eestis 1/3 soonimedest, 1/3 soodest on tekkinud niimoodi, et mingisugune maapind on hakanud lihtsalt soostuma, mitte ei ole tekkinud niimoodi, et järved on hakanud kinni kasvama. Ja siis, mida see nimeuurija siis ütleb seda, et soonimed võiksid siis olla nagu selline nagu iseseisev üksus ja need nimed võiksid olla arusaadavad tavalisele kasutajale, aga ometigi tuli välja see, et soonimedest mingisugune 33% oli sellised, millest ikkagi ei saa aru tavaline inimene ja isegi nimeuurija mitte. Ja öeldakse, et need veekogude nimed või järve nimed, eriti suurte järvede nimed on arusaamatud. Ei saa on hämarad tavalisele kasutajale, et ei ole võimalik aru saada, millest see nimi tuleb. Et seal on nagu siis väike vastuolu minu jaoks, et kas siis ikkagi need on olnud vanad järved. Et tõesti, seal on niisugused nimed nagu Tsiiasuu või Säägyssuu, niisugused sõnad on, millest sa midagi ei oska arvata, millest need tuleb. See jääbki lihtsalt niimoodi mõistatuseks. Nii jääbki sellepärast, et ikkagi nime uurimises on selline teatud protsent nimesid, millest sa ei saa lihtsalt aru. Või on nagu, kuna nad on nii vanad nimed, ühest küljest vanad, et teisest küljest arusaamatud, nii ammu pandud, et ei saagi aru enam. Et perekonnanimede puhul küll nagu ikkagi on palju vähem selliseid nimesid, mille kohta ei oska midagi öelda, sest see distants on nagu perekonnanimede panemise ja praeguse aja vahel on umbes 200 aastat, et nende nimede kohta on veel võimalik välja uurida, aga kui see periood on pikem, nimed on vanemad, siis ikkagi on selliseid nimesid, mis jäävad hea seletuseta. Aga kas on näha seda, et kui kaugele ulatuvad need nimed või kohanimed territooriumil, et kus näiteks see lõpeb see läti keele mõju või teiselt poolt mingi eesti keele mõju? Kersti Poiko doktoritöös on üks väga hea kaart, kus on täpselt näha, et mida rohkem Eesti piiri poole, seda nagu tumedamaks see kaart läheb, et seda rohkem on ka siis Läti või seda rohkem on Lätimaal Läänemere-Soome päritolu kohanimesid. Ja mida rohkem sinna nagu Leedu piiri poole, seda hõredamaks nagu kõik läheb. Võib-olla moodsate meetoditega leiab veel mingeid hoopiski uusi asju. Kes oli see läti keele teadlane, kes uuris, kas oli Andra Kalnatša, kes on mõõtnud mingisugust tooni Läti nagu seal Aluksne piirkonnas läti keeles, aga ta on sellest toonist välja lugenud, et seal justkui oleks mingit Läänemere-Soome substraati. Et nagu see on väga, väga huvitav ka. No ma täpselt ei oska öelda, ei ole uurinud seda Aluksna kandi läti keelt, aga mulle tundub, kui nemad räägivad selle intonatsiooniga või tooniga, mis seal on, siis see kõlab rohkem eesti keele moodi kui läti keele moodi. Et need on see on see Malijana, see ääremaa, et neil on hoopis teistsugune see hääldus, sõnade hääldus, et neid on väga hästi eristada, et nad on just sealt pärit, et sellest kandist. See on täpselt ju Eesti piiri ääres. Ja kuuldavasti nende keeles olevat ka seda katkehäälikut, mis on omane just Lõuna-Eesti keelele ka. Kuidas, minnes tagasi selle teema juurde Lõuna-Eesti ja Läti lähedus ja nii, et kuidas näiteks sa elades Võrumaal tunned seda, et Läti on ju tegelikult seal samas.
et kas inimesed, kas sina või ka teised inimesed, kas te käite Lätis, kas on niimoodi, et lihtsalt nädalavahetusel lähme nüüd mingi Kornetisse või Appesse või? Jaa. Nii on, et minu ema elab Vasteroosas, sealt on 7 kilomeetrit Appe. Muidugi, seal on tankla, seal on sularahaautomaat, seal on ehituspood, seal on mitu toidupoodi, kõik asjad sa saad ära ajada Lätis. Sul pole vaja sõita 40 kilomeetrit Valka või 40 kilomeetrit Võrru, kui on selline võimalus nagu 7 kilomeetri kaugusel. Muidugi, kui me lähme minu ema juurde, siis me lähme kindlasti Lätti ka. Et see on kuidagi nagu lihtsalt nii loomulik osa elust, et me ei mõtlegi isegi selle peale, et lähme käime poes lihtsalt või niimoodi. Ja see on toimunud juba nagu minu lapsepõlvest saadik, et oli isegi Valgast käis buss Appe näiteks ja 70-ndatel käis veel Valgast rong läbi Appe Kulbenesse. Ja see läbikäimine on kuidagi, ma ütleks selliste nagu vanade juurtega või et nii on ju kogu aeg olnud, et kuidas siis nüüd teistmoodi on. Ainult see periood, kui enne Euroliitu saamist ja Eesti-Läti vabaks saamist 1991 kuni 2004, et see oli selline vaikne periood, et siis ikkagi väga ei käidud, sest see piiriületus oli kuidagi keeruline, aga pärast seda on jällegi kõik nagu hoopis teine. Ja siis üle piiri käivad eriti lätlased Eesti poole peale tööle näiteks ja mõned on juba elanudki, mõned elavadki juba Eesti poolel. Et näiteks Sarus on üks selline suur tehas, aknajuukse tehas, et seal käib väga palju lätlasi tööl. Ühest küljest see on kasulik, sest tööjõud on Eesti poolel puudu ja ilmselt lätlasi köidavad ka Eesti suuremad palgad näiteks. Et jah, et siis ei olegi nagu mingi ime, kui Rõuge valda sünnib laps, kellele pannakse mingi Läti nimi, Rosita või midagi sellist, et ja see nagu juhatab ka selleni, et näiteks piiriäärsetes koolides võiks rohkem läti keelt õppida. Ja minu arust mõni aeg tagasi vähemalt Eesti-Läti programmi toel seda ka tehti, et õpetati täiskasvanutele läti keelt ja äkki isegi mõniste koolis õpetati koolilastele. Aga see peaks ikkagi olema järjepidev ja mitte selline juhuslik, et siis see ka viiks nagu kuidagi paremate kontaktideni ilmselt. Kuidas siis inimesed praegu suhtlevad? Kas vene keeles? Ma arvan, et vene keeles või siis kehakeeles, et igat moodi. Ja oleme ka inglise keeles ja juba Läti poemüüjad ka midagi oskavad eesti keeles öelda vastu ja see on nagu hästi tore. Sa arvad, et selline huvi oleks ka see järjepidev huvi või selleks, et näha seda tulemust, oleks vaja seda järjepidevust? Ikka mõlemat. Aga teisest küljest ka läti keel tundub nii raske, et milline keel eestlaste jaoks ei tundu raske? Ma ei tea, soome keel võib-olla ei tundu raske. Sest ma olen kuulnud inimesi ütlemas, et just sellepärast, et eestlased on tuttavad Indoeuroopa keeltega nagu saksa, inglise, vene, siis tegelikult võtta veel üks samasugune keel kõrvale, siis need teised keeled juba aitavad. Aga vastupidi, lätlaste jaoks õppida soome-ugri keeli on palju raskem, sellepärast, et ei olegi mitte millegi toetuda. Aga samas mina arvan, et just on lihtne sellepärast, et seda ei sega mitte ükski teine keel, seda eesti keele õppimist. Minu lapse klassis on üks segaperest pärit tüdruk, kelle ema on lätlane ja elab Eestis ja isa on eestlane ja temal on mõlemad keeled on nagu väga, väga head. Lätis suhtleb ta vanaema vanaisaga läti keeles, Eestis eesti keeles ja kuna nendel hakkas
keeleõpe juba esimesest klassist, nii vene kui inglise keele õpe, siis ta haarab nagu lennult, eriti vene keelt, et ta on väga hea vene keeles sest teda ilmselt aitab see läti keel ja see on väga vahva et sa arvad, et siis, et Lõuna-Eestis või vähemalt piiri ääres peaks siis koolides läti keelt pakkuma? No näiteks Mõniste koolis võiks küll olla selline, lisaks võru, vene ja inglise keele õppele võiks olla läti õppe ka, läti keele õppe. Ja ma arvan, et need lätlased, kes on kolinud sinna Saru lauatehasesse, et nende lapsed lähevad ikkagi eesti kooli ja siis võiks see keeleõppe olla kuidagi, nagu selline kuidagi loomulik, et nemad õpivad eesti keelt, eestlased läti keelt ja üldse see keelte õppimine võiks üldse olla kuidagi selline nagu loomulikum. Et lapsed ju haaravad lennult, lastel on väga lihtne õppida keelt, et midagi vahvat võiks välja mõelda. Ma arvan, et see probleem pigem seisneb selles, et ei ole õppematerjale, mis sobiksid näiteks lastele, sest täiskasvanutele üks õpik on olemas, mida saab praegu osta ainult Tartus ühest raamatupoest, Chrysostomosest on läti keel tudengitele, siis ei ole lastele suunatud läti keele õpikuid või lasteraamatuid. Ja teine on see, et ei ole ju, kes õpetaks. Sellepärast, et see sama küsimus, et näiteks, et kui Valka gümnaasium mõned aastad tagasi telliski eesti keele õpet Tartu Ülikooli käest, siis on küsimus, aga miks keegi Valgast ei saa minna tipa-tapa üle piiri, minna sinna gümnaasiumi õpetama eesti keelt, et miks nad peavad otsima Tartust õpetajad. Sest see ongi ju seesama, et olgu mitte kõik ei saa olla õpetajad, aga ma arvan, et neid inimesi ju ikkagi leiaks, kes saaksid teha seda koha peal niimoodi, et ei peaks sõitma väga pikka teed. Et võib-olla selles on asi, jah. Näiteks Apes elab praegu ja tema oli ka seal Mõniste koolis, lapsi õpetas ja tegi täiskasvanute kursusi üks Liiga-Maia Seninja, aga tema töötab praegu Tilsi koolis ja õpetab vene keelt üldse. Aga eks tema ka varsti võib-olla jääb pensionile, et just nooremaid inimesi tõesti oleks vaja. Aga see õppematerjalide küsimus on muidugi iga, väikse keele puhul on see probleem, et võru keele õpetamise puhul samamoodi, et ei ole olnud meil selliseid materjale, aga siis, kuna me oleme 30 aastat sellega tegelenud juba võru keele õpetamisega, siis selle aja jooksul on ikkagi üht-teist juba kogunenud. Et tuleb ise teha, ega muud ei jää üle. Palju inimesi umbes räägib võru keelt? Raske öelda. 70 või 80 000 pani ennast kirja rahvaloendusel võru keele oskajatena. Aga mis see oskus siis tähendab, kas see tähendab arusaamist või kindlasti neid, kes räägivad, neid on palju vähem, me oleme arvanud, et võib-olla neid on 50 000, aga kui me päriselt mõtleme kus ka peredes räägitakse lastega võru keelt, et neid on 20 ringis on neid peresid, et võib-olla meil oleks hea meel, kui me ei tea kõiki peresid. Et ikkagi selgesti see noortele edasiandmine peredes on vähene. Kas sa oskad öelda, miks see on nii? Küllap seal on mingi prestiiži küsimus ikkagi ja see, et see pikk nõukaaeg on olnud vahel ja kogu aeg on nagu halvaks peetud oma keele rääkimist või võru keele rääkimist, et on peetud neid inimesi rumalateks ja harimatuteks, et kindlasti sellel on nagu oma osa või siis see, et kui sa räägid võru keelt, siis sa ei oska enam eesti keelt ja jääd ilma hariduseta ja niimoodi, et sellised müüdid ikkagi kammitsevad inimesi, et aga sa argipäeviti kodus ikka räägid võru keelt? No ikka räägime ja meie ikka räägime ja naabritega ka ja et siis on palju lihtsam, kui sulle ka vastu räägitakse, et ja kuidas on selle võru keele õpetamine koolides? No sellega on
sellega võiks olla palju paremini, aga noh, siin-seal ikkagi on midagi. Et ja nüüd üha rohkem nagu töötame selle nimel Võru Instituudis, et see saaks nagu koolis ka kuidagi sellise loomuliku, et saaks see võru keel kooli elu loomulikuks osaks nagu. Ja lapsed ise on väga suured huvilised, lapsed ootavad, et nendega räägitakse, aga täiskasvanud millegipärast teevad väga tihti selle valiku, et lastel pole vaja nagu teada sellest, et nad ei räägi lihtsalt lastega. Aga siis lapsed saavad aru, et noh, et see keel ei ole seda väärt, et nendega räägitakse, aga kui nad saavad täiskasvanuks, siis nad justkui nagu ületavad mingi piiri, et vahepeal öeldaksegi, et see on nagu täiskasvanute keel või ja veel ka, et see on meeste keel näiteks, et mehed kuidagi ei ole häbenenud seda rääkida. ja nüüdki ikka veel, kui on mingid jahiseltskonnad või autoremonditöökojad, siis ikka seal poisse huvitab see ja siis nad kuulevad, mis nad vanemad mehed räägivad seal ja siis tundub huvitav neile ja ise ka niimoodi tasapisi hakkavad, õpivad, omandavad. See tundub väga sarnane selle olukorraga, et Eesti-Läti perekondades, kus ei ole läti keelt, kus laps ei ole saanud läti keelt õppida või ta on eesti keele omandanud ja siis ta tuleb ülikooli õppima ja siis saab teada, et siin saab läti keelt õppida ja siis ta tulebki niimoodi, et mingisugused teadmised on, mingid mälestused, kellel rohkem, kellele vähem, et meil siin oli eelmine kord ka 2 tudengid, kes väga hästi räägivad läti keelt, aga need on ka olnud päris palju ka sellised, kes ainult natukene oskavad ja siis nad tulevad ja oma 20-ndates ja hakkavad nüüd nad hakkavad siis seda läti keelt õppima. Ja, et selliseid passiivseid keeleoskajaid on päris palju, aga siis miski peab olema, mis nagu selle keele aktiveeriks, nagu nendel läti tudengitel või nendel tudengitel oli siis see ülikool, mis nagu tegi seda, aktiveeris läti keele. Kuidas on võru keele kirjakeelega? Et sest meil oli üks tekst, kus õed Rutkevitšad, kes esinesid Primavistal aastal 2019, neil oli kirjutatud tekst, ühel õel oli kirjutatud tekst, kus ta kasutas sellist, justkui sellist liivipärast murret ja me mõtlesime, et Kontra võiks selle osa tõlkida siis võru keelde. Ja siis ta tõlkis ja siis ta ütles, et ma annan siis Marikole ka veel üle kontrollida. Kas on niimoodi, et ei saagi ikkagi üks inimene ainult nüüd tõlgib võru keelde, et siis teine peab ka asjatundja peab üle vaatama? Kui mina keele toimetan võru keele tekste, siis ma ei tea, mulle meeldib kuidagi seda autori valikut austada. Ma austan seda autori valikut, aga mida ma siis seal vaatan, et võib-olla saaks mingi sõna näiteks asendada mingisuguse parema võrukeelse sõnaga, näiteks selliseid ettepanekuid ma teen Kontrale tihti või siis ka Migakerasele. Ja siis nad mõtlevad minu ettepanekute üle, et kas nad võtavad need vastu või mitte. Ja siis mingid sõnade võib-olla käänamist, teinekord pööramist, et võib-olla pakun nagu mingi teise sõna sinna asemele või siis soovitan midagi, nagu minu keeletoimetus on nagu selline, et aga see standard on jah välja nagu töötatud 95. aastal, aga ehk siis see standard, ehk siis reeglid. See on nagu selline kirjaviis, ütleme, et mida märkida, kuidas märkida, jah, võib-olla on jah kasulik, kui keegi teine vaatab ka üle, aga samas ega me siis ei pahanda selle peale, kui seda ei tehta või kas on inimene, kes saab öelda, et niimoodi küll ei saa kirjutada, et peab kirjutama niimoodi? Ma tahaks väga loota, et ei ole. et sellist võru keele grammatika-raamatut ei ole? Tuleb sellel aastal. Väga ja hea. Helen Plado on selle koostanud ja töörühm on üle vaadanud, et see tuleb. Et just tuli mulgikeele sõnastik ja nüüd on võru keele grammatika ka ja kõik areneb. Väga hea. Aitäh sulle tulemast. Aitäh kutsumast, et oli päris huvitav mõelda jälle
läti keele ja Eestimaa seoste peale. ma arvan, et seal on veel väga palju asju, mida me tavalised inimesed ei tea, et oleks vaja rohkem just seda piirialast argipäeva õppima tunda, et kuidas on elada seal, sest mulle tundub, et väga paljud inimesed mõtlevad, no me sõidame lihtsalt üle piiri, ongi teine riik ja kõik muutub, et siin on eesti keel, seal on läti keel, kõik, aga tegelikult ju on ikka hajutatud laiali seal keel ja kultuur ka ja jaa, Lätist saab väga head sõira osta, mida Eesti poodidest sa mõtled ikka sõira, mitte juustu? Ma mõtlen sõira, jah. Aga mulle väga meeldis see sõna, kui ma sain teada, et on olemas sõir, siis mõtlesin, jah, see on sõir. Jaa. Mulle väga meeldib ka, et eesti, või no ka lõuna-eesti keeles üldiselt kasutatakse sõna too ja nood, see ütleb väga täpselt, et see siin ja too ja nood asjad seal. Et väga hea, seda võiks rohkem kasutada. Jah. Aga aitüma! Aitüma sulle! Paldies!